tervis kõigile. Väga fucking vinge aasta on olnud. Täiesti vittus, ma ausalt ei tea isegi kust nagu alustada, sest see on nagu tõsiselt nii palju on, millest rääkida. Enam kui ma videoga otseselt alustan, siis ma paneks siia algusesse ühe suht suure announcement'i. Põhimõtteliselt ma olen lõpuks tekitanud endale P.O. boxi. Te saate nüüd saata mul igasuguseid pakke, igasugust jama. Oodatud on absoluutselt kõik, lihtsalt vaadake neid pakiautomaadi, pakifirmade omi reegleid ka, et nagu mida ei tohi saata. Ma ei tea, igasugused kuradi fännart, kirjad, putsiriided, ma ei tea, ükskõik mis asjad nagu. Ma plaanin need panna kuskile siia seina peale, võib-olla üles ka, kui neid piisavalt palju on. Aga põhimõtteliselt telefoninumber selle jaoks on 53844823 ja saata need Tartu Edeni pakiautomaati, ükskõik millisesse, seal on 3 tükki uulige selle kohta. Lisaks teil ei ole mõtet helistada või kirjutada selle telefoninumbri peale, sest et see on lihtsalt ajutine number, see ei ole minu number, mitte keegi ei vasta teile, see on täiesti mõttetu. Okei, esiteks loeks natukene numbreid ette ka sellest aastast, siis saate mingisuguse ülevaate, et kui fucking ajuvaba see aasta on olnud. Selle aastaga sai minu kanal 146 309 vaatamist. Põhimõtteliselt 150 000 vaatamist, mida perset? 17,7 000 vaatamistundi, 2,5 000 subscriberit. Mida perset? Jomma joo, ausalt ka. Te olete ajuvabad. Sellel aastal postitasin ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 põhimõtteliselt. 15, 16, 17, jah, 17 videot. Ja igasuguseid laive ka veel terve peotäis. Teekski siis mingi väikese ülevaate igasugustest nendest videotest, mis ma see aasta postitanud olen. Kõige esimene video, mis ma see aasta postitasin, oli Räägime Markus Siniveest. See oli ka mu esimene video, mis ma rekordisin päriselt või nagu tegin tervenisti arvuti peal. Aga selles mõttes, kui sa vaatad, siis selle video kvaliteet on nagu ikka täiega hea võrreldes varasematega. Minu arust see oli ka esimene video, mis ma sain 1080p peale. Ma sain lõpuks nagu omaenda arvuti. See on väga normaalne arvuti. Väga meeldib mulle see arvuti. Nagu sellest on kohe näha, et see kvaliteet, see mingi gameplay, ma rekordisin selle ka ise värki. Aastas praegu on nagu mu enda tehtud. Aga samas ikkagi on nagu näha, et neid katte on nagu hästi vähe ja no ühesõnaga. See on nagu sama mingi template või whatever, mille järgi video. Mäletan, ma olin nii uhke selle editile siin. Ühesõnaga, nii, siis sellest järgmine video oli, mis toimub Jojo Sivaga. Issand, see oli nagu mingi 3 kuud hiljem, Haidi. Kui ma täna seda teeks, siis ma saaks reaalselt lihtsalt claimi nagu. Mingi 85 päeva. No vähemalt ma ütlesin seda seal. Mida kõike ma ka ei teeks, et copyrighti vältida, ne? Nagu päris tantsijal, kes nagu tegeleb tantsimisega, eks ole. Küsime temalt, mis tema arvab sellest. Ma mäletan, ma reaalselt, see oli mu tolleaegne tüdruksõber. Ma nagu... See ei olnud nagu lambine kõne, et ma lihtsalt täiesti paugu pealt helistan. See oli umbes niimoodi, et kuule, et ma teen ühte videot, et kas ma võin sulle helistada ja sinuga Jojo Sivast rääkida. Okei, kuule, sorry, et ma siin tüütan, aga mis sa sellest Jojo Siva sellest tantsust arvad, see Karma oma? Sellest siis üksikas mida olen. Aga nagu, vaata see, mis ta TikToki pani, see, kus ta rabeleb hästi palju, mis sa sellest arvad? Ma arvan, et tal oleks rohte vaja. Okei, aga mis sa nagu overall annaks nagu reitingu sellele, mis sa nagu 1-10 ütleme nii? 15. Ei, minu arust see on jumala normaalne video nagu. Natukene on arengut näha minu arust. Järgmine video on interneti Sigma Andrew Tate. Ma mäletan, see oli küll selline video, millega ma ei näinud nagu absolvaeva. See oli lihtsalt selleks, et inimesed saaksid mu persest maha, et Torm, kuna sa postitad. Ühesõnaga, ma skipisin läbi selle video ja ausalt öeldes siin nagu väga midagi märkimisväärset ei ole. Okei, aga nüüd tuleb, mis juhtus Carlos Kolgiga. Sellel videol on tänasel päeval 21 000 vaatamist, mis on mu kanali kõige vaadatuim video siis. Nagu nägite juba video pealkirjast, siis... Issand, see heli kvaliteet. See oli esimene video, mis ma päriselt Facecamiga ka tegin. Haidi. See oli ka esimene video, millele ma päriselt tegin nagu normaalse skripti ja mida ma plaanisin ikka suht korralikult ette, sest et ma ikka üritasin olla väga-väga ettevaatlik kogu selle teemaga. Väikelinna gangster.
on üles laetud alles aasta aega tagasi tänasest. See on lihtsalt repostitud, ma mäletan ikka suht mitmed inimesed panid mulle natuke puid selle pärast, et ma ei tunne SoundCloudi ja värkina. Nii, sellest järgnev video oli 350 subscriberi eri parimad momendid Tormist. Ausalt öeldes mul ei ole mõtet seda videot väga näidata, et teaksite, siis see video oli tehtud 5 kuud tagasi. 5 kuud tagasi oli mul 350 suubi ja nüüd on mul üle 2000 rohkem, mida pekki. Nii, siis oli mu teine päriselt nagu näoga tehtud video, räägime Chillinist. Siin ma olin just saanud selle sama mikri, see heli kvaliteet, ma ei osanud nagu seda, see oli väga, kui ma rekordasin seda audiot, siis see nagu terve aeg lihtsalt piikis ja selleks, et see video nagu lihtsalt ei põletaks vaatajate kõrvu ära, siis ma tõstsin selle audio lihtsalt niimoodi, et nagu osad, ma ei tea, TikTokid, kus ta on olnud, ta näeb natukene normaalsem vähem. Ma näen nagu ikka täiega pask välja selles videos, oleme ausad. Ja tänapäeval on see räpimaailmas hästi cool. Kui sa seda mikrit kogu aeg käpid, see on üldse seal mingi nendest kuradi kummilulladest maha tulnud ja ma mida perset. Ühesõnaga, jah, see video on video. Järgmine video sellest on, loen enda kommentaare, sünnipäeva eri, see oli siis tehtud mingi 8. august äkki või. Ma olin vist öö otsa üleval too õhtu, kui ma 16 sain ja esimene asi, mis ma tegin, mingi kell 10, kui mu maja lähedal olev Konsum lahti läks, ma läksin ja ostsin endale sitaks enerksi. Heart attack waiting to happen. Ma pean need kõik siit nüüd ära haige inimene. Älge hakake paukuma. Minu arust selle video editimine on täitsa hea, mulle täitsa meeldib see video. Ütle eri, ma ei suuda öelda eri. Sellest asjast siin. Mul on nii palju puid pandud, et ma ei oska R-tähte öelda. Aga te ei saa mulle enam puid panna. Nagu vaata, te saate minu üle nalja teha, eks ole. Aga see oleks nagu suht sarnane jama sellele, kui te ütlete inimesele, kes ei saa kõndida, et kõnni enda muredest eemale või midagi. Põhimõtteliselt mul diagnoositi spetsiifiline artikulatsiooni häire, R-tähe vaeghääldud. Ma asendan R-tähe L-tähega, nii et see on logopeediliselt mul diagnoositud, nii et ei soovi mitte mingisugust läbu enam sellest kuulda, aitäh. Sellest järgmine video oli Furrid pole isegi halvad. Minu arust on tegelikult täitsa norm video. Ma tegin mingi full gitari tutoriali siin. Ühesõnaga, ma mäletan selle video editimisega oli mingi full porno, et ma pidin pool videot umbes uuesti editima, sellepärast, et ma kogemata kustutasin arvutist mingisugused failid ära ja siis need kadusid CapCutist ka ära. Järgmine video on see mulle kutsuti politsei. Ma mäletan, see oli sellel ajal, kui ma olin haige vist ja ma tahtsin haigelt videoid teha ja siis ma tegingi mingi 3 videot ühes nädalas mis on siiamaani mu rekord vist. Ühesõnaga, sellel videol läks ka nagu üllatavalt hästi, sellel on 6,1 tuhat vaatamist, see on nagu ja mingi 56 kommentaari. Ma arvan, et kui mul tekib mingisugune nagu storytime jama, mis ma tahaks jagada, siis ma võin selle täitsa teha. Räägime natuke Loatist, on järgmine video. See video on selline suht miit, selleks saan kindlasti väga palju parem olla. Ühesõnaga, järgmine video on loen heiti ja muid kommentaare. Ma hiljem ka räägin sellest, aga minu arust on see mu üks kõige paremaid, kui mitte kõige parem video. Kui te panete tähele, siis mul on siin South Parki sokid jalas. Nii, siis tuleb, mis toimub Ponexiga. See oli siis esimene video, mis ma Ponexis tegin. Ühesõnaga, seda videot on ka ikka suht paljud näinud, on peaaegu 6000 vaatamist. Nii, siis mul sai täis 1000 subscriberit ja sellel ajal ma sain ka kutse Sisumaale. Suht putsis nagu. Face review plus hiiglaslik announcement 1000 suubi special. Ei mängi, see on rätsipidu ju. Ei, see ei mängi. See on see sama klassiõde, kes minuga selle kuradi Fiini Jojo Siva Karma tantsu TikToki tegi. Siin oli see jama, et mina pidin nagu pikali viskama, et mu klassiõde saaks mu selja peale astuda ja ta saaks sealt teiste vendade käte peale hüpata ja suht norm, on ju. Ühesõnaga, siis oli minu arust natuke aega pausi ja siis ma olen täielik hälvik, puhas brainrot, streami highlightid. Siis oli teine Ponexi video, mis ma suht alles hiljuti tegin umbes 6 aega tagasi. See on see sama video, millele Ponex ka reactis. Ja siis nüüd kõige viimane video, mis ma postitasin 7 päeva tagasi, reageerin enda vanadele videotele, need olid kohutavad. Ühesõnaga, saate seda videot
ka vaadata, ma panen propskaardid kõik siia ülesse. Need on siis kõik videod, mis ma see aasta olen postitanud. Ühesõnaga, aga ma panin ka üles Instagrami, natuke Discordi ka, et ma teen väikse Q&A, andke mulle küsimusi, kütame neid ka. Mis su esimene reaktsioon oli, kui sa said teada, et sa Sisumaal osaled? Ma mäletan, ma olin just koolist linna tulnud, ma seisin bussijaamas, ma tegin enda TikToki DM-id lahti ja Krispoiss oli sinna kirjutanud mulle. Ma lugesin selle läbi ja ma hakkasin konkreetselt värisema. Ma helistasin tuutorile ja ütlesin mingi, et mees, reaalselt fucking Krispoiss kirjutas, et ta põhimõtteliselt teeb mingi suure no ühesõnaga see jama on ja. Ma kustutasin kahjuks selle video ära, mul oli üks video, kus ma lihtsalt seisin ja karjusin. Ei, aga ma olin nagu haigelt elevil, sest et ma teadsin, et see on nagu väga-väga suur asi mu kanali kasvu jaoks. Kas plaanid ka striimidega Twitchi üle minna? Võib-olla kunagi jah. Twitchi ja YouTube'iga on see jama, et mu peamine audients on YouTube'is ja kui ma koliks Twitchi üle, siis sellega läheks nagu mõnusat aega ja ma arvan, et tervet seda vaatajaskonda ma ei saakski Twitchi. Mis oli su selle aasta parim hetk / mis on selle aasta toredam sündmus olnud? Ma ütleks selleks see Marilisi stream, mis just hiljuti oli, mis me tegime Mõisnikus ja Marmoriga, Marilis ka loomulikult, aga ühesõnaga. See oli minu arust nagu kõige ägedam asi, mis see aasta YouTube'iga seoses on nagu toimunud. Kas sa tahaksid, et Sisumaa season 2 tuleks ning kui jaa, siis mida sa ootad sellest? Loomulikult tahaks. Ausalt öeldes midagi nagu spetsiifilist ma ei oska nagu oodata. Pigem on nagu asjad, mida ma ise tahaks teha. Igasugused mingi looriga seoses asjad ja värgid, et kas Aneles käib pitsa peale? Loomulikult. Kas näed ennast tulevikus full-time YouTuberina või streamijana? Ma tegelikult väga tahaks teha seda. See oleks nagu selline ainuke asi, millega mul on tunne, et ma saaks täitsa hakkama ja mida ma päriselt tahaks teha nagu. Ütleme ausalt, YouTube on üldiselt ikka selline nagu kõrvaline asi. Kuidas tuli mõte teha YouTube'i videosid? Kes andis julguse neid tegema hakata? See julgus on mul olnud nagu põhimõtteliselt terve elu. See mõte tuli ka täiesti lambiselt, mingi kell 3 öösel. Aga see julgus on mul suht kogu aeg olnud, et ma olen nagu heiti suhtes, ma olen nagu täiesti immuunne. Kust tuli nimi Torm? Ma olen sellest rääkinud streamide peal küll ja veel. Pitjut, põhimõtteliselt käisin Airsoftis. Seal kutsutakse inimesi nagu perekonnanimede järgi. Mu päris perekonnanimi on Rõve, seda on halb kasutada, seda on Rõve käänata ja nii edasi. Nii et ma mõtlesin, et vabadest meestest on üks Veebel, kelle nimi on Veebel Torm. Tema oli mu lemmiktegelane. Võtsin Tormi ja kuidagi moodi see kandus siis nagu YouTube'i edasi. Ses mõttes see on hea nimi, seda on nagu lihtne kasutada, see jääb meelde. Kas teadsid kedagi ennem ka Sisumaalt? Joosepit kindlasti teadsin, Joosepi neid mänguvälja videoid ma vaatasin ikka reitsilt, kui ma tillukene olin. Stotterit teadsin ka samamoodi tänu mänguväljale. Krispoissi loomulikult, Sammi, Sydneyt. Kas said kellegilt inspiratsiooni, et hakata kitarri ja trumme mängima? Esiteks, ma ütleks seda, et ma ei ole mitte mingisugune trummar, nagu lõpetame. Selle asja heidame kohe aknast välja, aga ei, ma lihtsalt hakkasin kuskilt pihta. Kuidas saada kuulsaks? Ma ei ole kuulus, ma ei oska vastata sellele. Mida sa enda vabal ajal teed? Mängin kitarri või peksan beat. Meet and greet, selle all ta mõtleb siis, et kas ma kunagi plaanin teha meet and greet'i. Ma ei ütle ei, aga mul kohe kindlasti ei ole mingit kindlat plaani selle jaoks või kindlat aega. Kas vahepeal mõtled ka, et lihtsalt ei jaksa enam? Ja, ma olen suhteliselt palju mõtlenud ausalt öeldes selle peale, et äkki ma lihtsalt nagu lõpetan ära selle YouTube'i ja ühesõnaga mingisugune periood oli, kus ma nagu mõtlesin selle peale suht palju, aga see on ammu nagu läbi nüüd. Kas Poneksi videoid tuleb veel? See tundub nagu haigelt milkimine ja see ongi, kui ma 3. video ka veel teen. Samas see tuleks täitsa hea video. Kes on su lemmikud tegelased Arkeenis ja mis stseen sulle kõige rohkem meeldis? Lemmikud tegelased Caitlyn Kellerman ja Vai. Lemmikstseen on kas Vai ja Jinxi fight scene või siis You really think I needed all the guards at the Hex Gates? Sorry to say, you've grown a bit predictable. Ja nad lihtsalt sõid küpsiseid koos. Mis on su lemmikvideo enda kanalil? Ma arvan, et ongi seesama, see loen heit ja muid kommentaare. Kas sa kavatsed järgmine aasta veel suuremalt YouTube'i teha? Selles mõttes kindlasti suuremalt, et ma ei tahaks jätta nagu pikemalt kui mingi kuuajalisi vahesid videote vahele, sest et kui sa vaatad selle aasta alguses, siis seal on mingid 2-3 kuused vahed on ja. Olid sul mingid eesmärgid, mida sa ei jõudnud see aasta täide viia ja sooviksid järgmine aasta täide viia? Üks asi, mida ma väga tahaks
tahaks järgmine aasta teha, on mingisugused koostööd teiste inimestega või siis sisuloojatega või siis mingisugused sponsorid ja värgid. Top 10 Eurovisiooni artisti viimase 2 aasta jooksul. Kote, Markus ja Martinus, Baby Lasagna, Bambi Thug, 5 Miinust, Teie ja Salina, Kääria, Joker Out, Joost ja Silvester Pelt. See on siis laulude järgi. Mida ootad aastalt 2025? Veel rohkem tutvusi, ägedaid sõpru, veel rohkem, ma ütleks, nagu enda vaatajate ja fännidega suhtlemist. Kas kellegiga kolläbi tahaksid teha? Loomulikult tahaks, aga ma ei suuda väga nagu mingeid kindlaid nimesid välja tuua. Ma tegin eraldi sektsiooni inimeste jaoks, keda ma päriselt tean ka. hei, Torem! Kas Torm tuleb idast või läänest? Anni, sa ei ole naljakas! Kust tuli mõte YouTube'iga alustada? Ma olen põhimõtteliselt eluaega tegelikult tahtnud YouTube'i teha, aga istusin voodis ja tuli väga hea mõte. Jojo Sivaga collab when, siis kui ta enda ego madaldab. Sellel aastal kõige kummalisem sündmus siin elus. Mul ausalt öeldest ei ole midagi nagu otseselt väga kummalist juhtunud. Paar kummalist või nagu natuke imelikku asja on need, kui mingi fännid mind niisama mingi pildistanud kuskilt on. Projektid või ideed aastaks 2025. Ma tahaks teha tegelikult mingisugust nagu merch'i või midagi sellist, olgu see kas siis mingi väike või suur või midagi. Tegelikult mingisugust meet and greet'i või midagi tahaks teha, ma tahaks Stormcraftiga kindlasti suuremaks teha, IP ja jamad on siin. Aga põhimõtteliselt jah, ma ei oskagi väga midagi muud siia lisada. Ma tegelikult lisaks selle, et toimumas on parimast parim 2024 Eesti striimi maastiku võistlus, kus vaatajad saavad siis hääletada enda lemmik striimija poolt kategooriates, nagu näiteks aasta parim laskmismängu striimija, aasta parim rollimängu striimija ja oi, neil on küll ja veel. Hetkel on toimumas poolfinaal, mis kestab 13. jaanuarini. Mina omal pool kutsuks teid hääletama Tiim Sisumaa poolt, kus on siis Totter, Kelloks, Mõisnik ja Karms. Kui soovite kaasa elada enda lemmikstriimerile, siis minge parim.ee lehe peale, kus saate igasugust infot veel ja saate ka hääletada. Absoluutselt iga hääl loeb. Aitäh teile kõikidele, et te olete see aasta mind vaatanud, mind jälginud, mind aitanud. Ma natuke unustasin siia lõppu normaalse autole teha, nii et